komisjoni tänane õhtujuht Karl-Elmar Vikar. Ja tere tulemast, rahvas! On aeg alustada sündmusega, mille sarnast pole Gustav Adolfi gümnaasiumi pea 394 aasta pikkuse ajaloo jooksul veel varem nähtud. Ja seda kõike ikka teile, kõikidele Üstimaa rahvastele. Nimelt on Y-klass pannud kokku 10-liikmelise erakonna ja näinud väga palju vaeva, et panna kokku parim valimisprogramm, mida on nähtud terves Üstis. Ja täna on mul suur rõõm kuulutada, et tänu teile, kallid valijad, on uus valitsus moodustatud. Nii et palume tõusta ning kutsume aplausi saatel sisse meie uued ministrid. Kultuuriminister Romi Ärginen, rahandusminister Peeter Kärg, keskkonnaminister Gloria Peeter, haridusminister Alice Vango, sotsiaalminister Eliise Piisma, Sebastian Järve, koalitsiooniminister Triin Järve, põllumajandusminister Loorens Sõnajärv, julgeolekuminister Barbara Litt ja lisaks terviseminister Johanna Kuus. Johanna Kuus! Sina tead, mis on Johanna Kuus? No Perkele, no kaikki minu plaani on vastu taevas, no issand jumal, mina ütlen, see Tallinki olisi pidanud ju koroona ajal pankrotis lõpetama, no issand, minul on Üstimaa suurkogu istungi täna, isegi Kalevan poika põgenes Soome. Joo, hyvä. No, aika moikka. Anteeksi, minul läks Helsingis arstikonverentsi pika peale ja siis minu Tallinki lahe milines, kun üks reisija kukkus märatsema, kun ananessi longer oli otsas ju. Anteeksi, siin mina olen. See ei ole hooga ja pannud. Võime edasi liikuda, eks meil kõik on juhtu. Aga ma tean, et te olete kõik väga ootusääred, et kuulda rohkem meie uute ministrite kohta. Ja et enne, kui me anname sõna ajakirjanikele, siis kuulame ära ministrite tutvustused. Palun. Karmela Mitt, julgeolekuminister. Oleme julgemad. Karmela Mitt esitab julgeolekuministrina inimeste kõige olulisemat väärtust, julgust. Ta astub igale päevale vastu ilma hirmudeta ning aitab ka teistel leida enda sisemise julguse, et keegi Eestis enam kunagi hirmu ei peaks tundma. Triin Järve, traditsiooniminister. Soome kelk eesti kelkuks, ülekohus peab lõppema. Triin, Üsti traditsiooniminister ja rahvuspärandi väsimatu valvur, keda sünnitati suitsusamas. Kui keegi suudab panna eesportlased polkat tantsima, hipsterid kasetohta närima ja Riigikogu liikmed löötspilli saatel eelnõusid arutama, siis just tema. Grete Kärg, rahandusminister. Võtame käibele uue rahaliiku, Eesti liiku. Kui me küsime, kuidas läheb Gretel, peaksime tegelikult küsima, kuidas läheb Grete Printeril. Rahandusminister rendib nii tublit igale üstlase võiklil, et lahendatud on kõik eelarve puuteedid ja abalaul mõni räägis igavesti Üstimaast. Alice Vango, haridusminister. Ühiskonna haridustase ühtlaselt kõrgeks. Alice usub, et isegi kõige madalama haridustasemega piirkonda, näiteks Põlva, väärivad erilist tähelepanu uue haridusreformi näima. Muide, ka raklamatsid on võimelised tipptaseme haritlasteks saama. Harimatus on suurim part. Johanna Kuus, terviseminister. Riik peab hüvitama ilukirurgia.
Püstimaa ilma Johannata on nagu portsuslauk ilma botoxita. Ilukirurgia ei ole tabuteema ja selle rahastamine on sama vajalik kui laminaal katkistele hammastele. Särav määratus ei ole luksus, vaid elukvaliteedi küsimus. Romi järgmine, kultuuriminister. Estonia juurdeehitus otse elukeskuse südamesse. Kuigi tavaline inimene õhust ja armastusest elada ei saa, siis Romi ikka saab. Ta hingab sisse õhku ja hingab välja kultuurikapitali rahastusprojekte. Tema lemmikasjaks on uuslavastused, kus on Tõnis Liinemets. Liise Liise, sotsiaalminister. Oota, hoia korra. Tõesti ütlesid lastele kohmet lapsevõetud. Liise on valmis jagama õiglust ja toetust, nii nagu tema nimi kõlab, raudselt ja hindab. Kui tegemist on tõe ja õiglusega, siis ei jääda vaid sõnade juurde. Iga laps väärib tuge ja hood, eriti kui tema nimi on nagu õigusametust väljast. Gloria Peters, keskkonnaminister. Igasse hoovi üks tuulik. Gloria on täielikult tuulest viidud elektriainete suurim vaimane. Tema unistus see, et varsti on igas hoovis tuulik ja ainus mida, mis inimesi häirib, on naabri kadedus, et sinu tuulik kõveni pöörab. Loore-Liis Sõnamäng, põllumajandusminister, põlvast põldra, põllumeeste heaks. Loore-Liis on põllumajandusministrina valmis külma ja külmama, mitte ainult põldudel, vaid ka poliitikas. Tugeva juurestikuga, nagu vana talutamm, seisate kindlalt põllumeeste eest, et saak oleks rikkalik ja elumaal õitseks. Georg Sebastian Järvet, peaminister, arendab ühiskonda. Georg, peaminister, mees, kes tuleb samaaegselt äri ajada, krooni juhtida ja hommikul paljalaudi ja kastama ja kiita armastada. Tema hüüdlause pole lihtsalt arendama ühiskonda. See on ähvardus, et homme on kõik juba 2 korda paremini. Tule veel aplausi jõule. Seltskond on seekord meil siia kokku saanud. Eks me siis näe, kaua see uus valitsus vastu peab. Aga nüüd on aeg anda sõna ajakirjanikele. Kes soovib esimese küsida? Ühines, palun. Ma tänan. Küsimus terviseminister Johanna Muusile. Kuivõrd eetiline on seada terviseministriks keegi, kelle alaline elukoht pole mitte Eesti, vaid Soome? Aitäh! No kiitos, ma anteeksi. Kaikki me kõik teame, ei ole Viromaal arstipalka just ikketan hyvä. Ja mina pean seal töötama. Minu rakkaus Püstimaa vastu erittäin suur. Ja mina tulen varmasti siia üle, kui palka tõusevad. Kiitos. Aga Triin Järve, kuidas teie suhtute Johanna Muusi kandidatuuri? Pean silmas teie valimislubadust Soome kelk Eesti kelguks. Aitäh! No, ma pean kohe ära ütlema, et mina provokatsioonidele ei allu. Aitäh. Nii, kes soovib järgmise küsimus? Ühines, palun. Ma tänan. Minul on küsimus või lausa üleskutse põllumajandusminister Loore-Liis Sõnajalale. Kuuldavasti on teie ainus kokkupuude põllumajandusega see, et olete autoga Pärnusse sõites tee ääres lehmakarja kohanud. Kui tahate rahvale tõestada vastupidist, öelge siis vähemalt, kes või mis on mullikas. Ei no, aitüma jah, et täitsa õige küsimus ma ütleks, aga et tegelikult on ikkagi nii, et ega see põllumajandus ei ole ikka mingi raske asi, et ma siin ka ju lapsepõlves ikka põllu peal käinud ja olen seda külmist ka näinud, et mu vanaisa on isegi veterinaar. Jah, aitüma. Kas sa ütlesid, et ma kus nad oled? Ei no, muidugi ikka olen ja ma olen isegi 6 vasikat siin ilmale toonud. Ise? Eks ikka muidugi ise, et kuidas siis veel, et muidu võimalus pole. Nii, kes soovib järgmise küsimus? Mina! Naavis Künnikas, palun. Aitäh! Küsimus on sotsiaalminister Liise Liiseriga. Avalikkusele teada, et teil on 7 last. Kuid mitme erineva mehega need siiski tehtud on? Tähendab, ma ei saa üldse aru, kuidas küsimus minu poliitikaga seotud on. Mina üritan arendada täisväärtusega Eestimaa kodanikke. See ma vastupidi ja tähendab vähem väärt naine.
siiski edaspidi poliitiliste teemade juurde, aitäh. Järgmine küsimus, palun. Mina. Mida sa oskad Martin Ürikavast, palun? Suur aitäh. Küsimus rahandusminister Grete Käringule. Te räägite siin sellest, et võtate käibele Eesti ühiku ja et seda saab printida lõputult, aga Üripäeva lugejad tunnevad tõsist muret. Kuidas see kõik mõjutab Eesti majandust? Aitäh küsimuse eest, aga no vaadake, mina olen siiski siin koolis ettevõtluses mõne õpilane, et ma tean väga hästi, kuidas need rahaasjad käivad. Et majandusele mõjub see ainult positiivselt mõtlen. Et kui nendel Üripäeva lugejatel on mingisugune mure või probleem, siis alati mulle helistada. Et noh, mu printer nagu, no okei, ta on veits nagu viimast laulud peal, aga ma saan endale kohe ühikute eest uue aasta. Seega majandusega on kõik hästi, minu printeriga ka kohe kõik hästi. Aitäh! Küsimine on miljon, triljon, biljon, 1000 raha. Nii, järgmisena... Mina. Mina saski Martin Jüri eest taas. Suur aitäh! Küsimus peaminister Georg Sebastian Järvetile. Sooviksin Justimaa rahva nimel küsida, et mida teie valimislubadus arendame ühiskonda täpsemalt hõlmab? Mis muutusid te reaalselt ellu viima hakkate? Ei no, selles mõttes aitäh küsimusest, aga õige küsimus, et paraku küsimust ei saa küsida ja ma arvan, et arendame ühiskonda, et nagu teistmoodi ei saagi, et ma arvan, et nagu ma ütlesin enne, meil on 1000 miljon, triljon, biljon raha ja selles mõttes, et me arendame ühiskonda, panustame ühiskonna arendamisse, et see on ainult asja, mida me teha saame ja eelmine valitsus on sellise käki kokku ajanud, nagu midagi muud Eesti ei saa teha ka, aitäh! Ja toomine väärkirjalik kriisi mulle, et äkki kellegi rahvast on ka tekkinud küsimus. Mul on küsimus keskkonnaminister Gloria Petersele. Et kas sa üldse vaatad oma lapsele, nagu räägib? Kas sa üldse saad aru, et mina siin öösiti magada, sest nendest tuulikutest tuleb infraheli ja niivõrd palju. Miks me ei räägi, millisest tervise kahjustusi need raikmed teevad? Aitäh! Aitäh küsimuse eest, härra Fooliumütsiga. Mul on rõõm näha, et rahvas võib-olla väljaspool Tallinna tunneb poliitika vastu huvi ja olete põgusalt jõudnud tutvuda mu valimislubadusega, aga pole vist liialt olnud aega süveneda. Kas aeg äkki läks selle erakordse mütsi veitsvedamisele? Ma ei tea. See on tõesti väga hästi teil kokku pandud, et isegi mõned loogikalained tõmbab maha, mul on selline tunne. Aga ma mõtlen teile kergelt. Teil ei ole põhjust muretseda, see on tõestatud, tuulikud ei ole teile ohtlikud ning kui see infraheli kuulmise probleem teil siiski endiselt on, siis ma tõesti soojalt soovitan pöörduda meditsiiniprofessionaali poole. Aitäh teile! Okei, liigume edasi. Ma tahaks tegelikult ka teada, et miks haridusminister Alice Kambra siin räägib, et Raplamaa on ainult kõik matsidega. Mina olen Raplast pärit, isa on Raplast pärit, vanaisa on Raplast pärit, kõik oleme väga haritud inimesed. Tähendab, alustame sellest, et minul on tegelikult haridusvaldkonnas doktorikraad täpsemalt õppimises. Mina olen neid inimesi õpetanud küll oma elu jooksul, jah, isegi Rapla matse. Mina tean, et inimesed on õpivõimelised, seega see küsimus on täiesti alusetu, aga matsid jäävad siiski matsideks. Aitäh! Nii, aga ma näen, et nii hääle Normi ülejärjest on tekkinud küsimus. Super! Mul on küsimus julgeolekuminister Norman Mittile, et teie arvamusel, kuidas saaks Eesti riik edendada oma riigikaitset, võttes arvesse ressursside vähenemise ja demograafilised omaksed nagu rahvaarvu vähenemine ja noorte madal huvi kaitsele teenistuse vastu? Aitäh! Aitäh küsimuse eest, aga ma täpselt ei saa aru, et kuidas see ikkagi minu teemaga seotud on. Ma ei ole kordagi riigikaitset maininud, ma mainin ainult julgeolekut ja ülesanne on teha kindlaks, et ühtlased on nii julged kui võimalik. Ja kui te tõesti räägite, et noored sulle kaitseväkke minna, siis on järelikult tegu hirmu probleemiga ja ma keskendun sellele, et me selle probleemi lahendaksime. Seega palun järgnevalt, kui te küsimusi küsite, mõelda läbi, kas see on ikkagi asjakohane küsimus. Ma oleks ÜRR-il küll professionaalsust vaadanud. Aitäh! Nii, kes soovib edasi? Mina! Ma tänan. Küsimus traditsiooniminister Triin Järvele.
Kas te võiksite palun selgitada oma valimislubadust soome keelt Eesti teguks? Milline on teie pikaajaline strateegia traditsiooniministrina? Aitäh! Jaa, et soome keelt Eesti keeluks on siis kõigest algus. Tulevikuplaanid on meil suured. Ma ei taha teile midagi ette öelda, aga minu arust on seda Soome laheks küll natuke rohkem Eesti vett. Okei, mis siis ikka, mis ütled ära, et Soome laht Eesti laheks. Anteeksi, kas teie ihana Eesti laht hakkab siis perearstidele hüven palka ka maksma? Ei ole neil arstidel häda midagi. Eesti laht, Eesti laht, Eesti laht, Eesti laht. Mis ikkagi siis? Ja ma vaatan, meil ongi aega jäänud vaid viimaseks küsimuseks. Kes soovib küsida viimase küsimuseks? Mina maisse Jürgist, palun. Aitäh. Küsimus kultuuriminister Romi Häiginenile. Aga mis saab nendest Tallinna linnakatest, kes praegu elukeskuses hängida armastavad? Ja kust multipaarist, kas sedastust multit ostab, kui mitte minu bussist? Ja üldse, kas kogu see Estonia juurde ehitus ei ole mitte jube kallis? No ma ei tea, linnakad saame küll kaitseväge saata, kui sellega nii No vaadake, et tähendab, see on bussikultuur, see on ikka väga tore. Minu esikeel ikka on periplaas. Aga minu meelest seda triviaalset negatiivset kultuuri me peame küll viljelema sinna, et tulevikukultuuri olete, kui peaminister ütles, me kuulake. Kultuur saab rahastusmaie, eks ole. Te võite tsiteerida neid, ma homme pealkirjadest loen. Aga me muidugi pakke, ma olen parema peale rahandusminister, eks ole. Siin on mitte mingisugune kokkusattumus, see on planeeritud, see on minu käest rahandusministeerium ja kultuuriministeerium, see oli üks hoone, et kultuur saab rahastada. Meil on markantselt irreaalne koostöö, kultuur on vahel, töökultuur üldse selles erakonnas, täiesti teist mõendast. Ja meil on riigi eelarve kultuuri osas grandioosset plaanid. Ja ma võin tegelikult omalt poolt öelda, et sellel aastal saab kultuur 1 triljon vihikut. 1 triljon tuhat raha. Wow. Tundub, et meie uus valitsus on tõesti palju lubav. Nüüd on aga kätte jõudnud see aeg, mida me kõik oleme oodanud. Nimelt tuleb uuele erakonnale valida ka esimees. Oma nime esimehe kohale esitanud kõik 10 erakonna liiget. Ja medelisaalis olnud kastist on nüüd tulemused ära võetud. Palun tulemusi. Lauri Silva, rahvaerakonna esimeheks saab 157 häälega ehk 100%-lise toetusega. Georg Sõnus! Nüüd tuleb uuele esimehel lugeda ette ametivanne. Selleks aseta palun parem käsi meie piibrile. Anton Hansen tõele ning teine käsi aseta õhku. Palun. See oli läinud aastase 3. veerandi lõpul. Päike lähenes silmapiirile, seistis seda veel madalas, et enam ei ulatunud valgustama ei mäkkerolivat hobust, kes puutelgedega vankrit vedas, ei vankril istuvat noort naist ega ka ligi 30-list meest, kes kõndis vankri kõrval. Varsti jõudsid teelised mäerinnakul nii kõrgele, et päikeses helenema lõi mehe nägu, laiavõitu tugevate lõuväradega, terassilmudega, lühikese võti jäädamusta haavemega, naise nukrad silmad, loog ja hobuse kikis kõrvadega pea. Ja nii said valgus. Aitäh! Meie erakond on sellist kõva käega meest vajanud juba pikemat aega. Nii nagu meie tõelises eepposes tões õiguses on kirjeldatud,
Ma tahaksin kõiki tänada, kõiki teid tänada, kes te tulite täna siia, valisite ja tegite seda veel õigesti. Aitäh teile ja ma teen kindlaks, et ma ei arenda ainult ühiskonda, ma arendan ka erakonda. Elagu Eestimaa! Nagu sööks ainuke mees erakonnas saab esimene. Igastahes, palun meil kõigil tõusta, et laulda hümni. Sõnad leiate ekraanilt, teile jagatud nende ette. Rahvaerakonna jaoks ei loo ju päike mitte kunagi. Ja tegelikult siin gaasipedaalid jalga ära ei võeta ja tegelikult on neil näitus kah. Et MTK-s Backyard näitus, mis iganes tahate öelda, ootab teil ka Beatli saalis. Kui ei tule, jääte ilma, teist korda suri ei tee.
aga näeme seal ja üle täna teed. Valmis!